Hei, kõigepealt Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumilt. Mirjam küll ei ole hea guugeldaja, aga ei hakka ma oma 7 minutit raiskama siin Mirjami harimise peale. Minu nimi on tõesti, nagu Mirjam teab juba, Kaarel ja mul on muuseumis veel teisi palju tublisi kolleege ja nendega me siis tegime ühe sellise, võrreldes võib-olla paljude siinsete projektidega, ühe minimalistliku projekti. Iga muuseumikogu juures tegelikult on ju alati primaarsed küsimused, et milleks ja mida koguda. Ja siin jõuatakse nendeles aruteludes alati paljude lahendusteni, mida on tõesti kuratlikult palju, kuid kindlam võimalus saada selgusele oma kogu kvaliteedist on proovida seda ise võimalikult järjekindlalt ja palju kasutada. Ja Spordimuuseumil on tõesti siis koostöö ajakirjaga Sport, selline rubriik Vana aja asjad. Tõepoolest, see nimi on väga vanamoodne, ma ütleks lausa konservatiivne, kuid see tuli toimetuse soovil tekitada selline 2-leheküljeline aktsent muidu sellises väga nüüdisaegses spordi- ja terviseajakirjas, kus on väga palju sellist kommertsteemat ja muud ja siis teha midagi tõelist head kultuuripärandi jaoks. Puhttehniliselt on see rubriik mõeldud siis näidata ühte või mitut eset spordimuuseumi kogudest, mille juures oleks siis see foto sellest museaalist tema ajaloolises kontekstis või tema kasutajast. Ja lool peab olema kindlasti 2 hash-tähte, hariv ja huvitav, ja minu arvates täpselt selles järjekorras, aga see seisukoht on rünnatav. Ja see koostöö on olnud siis juba meil üle aasta kestnud. Iga number, ma arvan, on Eesti spordi ajalugu avanud uue nurga alt, läbi mõne märgilise tähendusega museaali, et Eesti jalgpallilugu me võime vaadata läbi medalite, läbi tulemuste, kuid äkki see muutub teiseks, kui me vaatame läbi Eesti arvatavasti vanimate kohtuniku hoiatuskaartide, mis muu hulgas on plekist. Ja umbes 1/3 nendest lugudest selles rubriigis on nii-öelda toetavad ajakirja numbrit, ühte numbrit läbivad teemad. Näiteks veebruarikuu on meil Tartu maratonikuu ja Spordimuuseum räägib siis seal loo kunagistest auhinnalaudadest, mis muu hulgas ju tuletavad meile meelde tolleaegset tarbimismaailma ja seal loo juures me saamegi retooriliselt küsida, et miks mõned olulised auhinnad ei jõua kogudesse, nagu näiteks peaauhind saunaahi või plokk kvaliteetset pesupulbrit. Ja idealistina tuleb mõelda ju, et kultuuripärandi esitlemisega saame ka me inimeste mõttemaailma muuta. Ei ole eriti saladuseks, et Eesti spordiajaloo uurimises, Eesti spordivaldkonnas üleüldisemalt on sugude võrdsuse seisukoht päris paigast ära. Meie oma rubriigis püüame seda muuta, kuigi me ei ole päris kvoodini jõudnud. Aga võib-olla selline eraldi suurem eesmärk sellel rubriigil ja nendes lugudes on võimalikult palju kasutada eset, mida tavainimene tänavalt Kadri või Siim ei leia muisist. Ja siis oleks nagu meie ülesanne panna need esemed sellesse ajaloolisse vaimustavasse konteksti ehk ilukirjanduslikult öeldes on eesmärk näidata, et Kaabu kujutis ei ole lihtsalt peakatte kujutis, vaid tegelikult selle all on värviline olelusvõitlus loomariigis ehk maailma kõige igavamad embleemid tegelikult räägivad meile lahti ajalootunni, kuidas Nõukogude Liit spordivõistlustega kinnistas õiget ajalookäsitlust. Või näiteks proovime selgitada, miks Spordimuuseumisse esmapilgul mitte sobivad säärikud tegelikult räägivad meile lugu Teise maailmasõja järgsest Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna ülesehitamisest või kui neid tähelepanelikult vaadata, siis sealt võib isegi leida Eesti NSV ja Saksa TV spordisidemeid. Ja lõpetuseks
kas ja kui palju spordikogukond täna suudab näha sama vaimustunult seda kultuuripärandit nagu innukas koguhoidja, seda ma tegelikult veel ei tea. Aga aasta lõpul tegi ajakiri oma Facebooki tagasiside-kampaanias selle rubriigi kohta väikest uurimistööd ja selgus, et populaarsed olid üdini traditsioonilised esemed, suusad või uisud, küll ligi 100 aasta vanused, aga ikkagi, et meie koguhoidjatena võib-olla oleks toonud midagi muud esile tõstnud, aga võib-olla nendes lihtsates ja ajaloolistes asjades oligi ajakirja lugeja jaoks see sümbol aukudega karbist, mille sees on midagi imelist ja just tema hingele vajalikku. Nägid, Mirjam? Alla 7 minuti. See on karuteene sulle endale, siis ma saan sind rohkem piinata. Okei, nii. Tead, sul on nii põnev jutt, et mul on natuke isegi kahju, et see kõik ainult ajakirja sport on. Aga pärast õpetad mind siis guugeldama. Kas ma sain õigesti aru, et see initsiatiiv ei olnud mitte muuseumi poolt, vaid tuli hoopis ajakirja poolt? Ma ei tahtnud seda siin rõhutada, aga tõesti see nii oli. Aga tegelikult see on ju oluline, sest järelikult ühiskond tunneb aina rohkem huvi. Ja. See on tore. Ja transpordivahendid on ikka inimestele meeldinud, nii et suusad ja uisud, see on, ma arvan, et enesest mõistetav. Aitäh sulle!